me oleme ära enne. Ma vaatan. Äsja läheb kätte, kui sa oled kants. Te olete valmis selleks, et keegi võtab teie lapse? Ma räägin teie. Keegi lööb mu inimesi räägib. Näete kõik? Keegi meil ei ole meigu ole. Taani tähed, Taani linn. Mul on Taani. Mul on Taani 5 aastat elanud. Kas te olete valmis lihtsalt? Kas Taani uusi? Vastustate ma lapse elu? Kuulata mind. Kui keegi lööb, sõidu viib. Ma saan aru, et ta soovist kaasa tulla. Tema ei ole otsustus. See on juba 15 päeva läheb. Saan, Kas te aimate halba või miks te soovitate koju minna? Kõik on hästi. Tahab olla kiirreageerija, aga on tavaline politseinik vaata. See on vahe. Ei ole vahet, et on inimene. Ilma tähtis, mis on sinu nime? Kas mu nime küsib? Ma olen midagi teinud. Teinud rikki. Sul on keelatud ka midagi teha. Veel üks sõlu. Väga hea. Anna käed taskust välja. Ei mure. Täna õhtul. Kus sul õhtul on? Kus sul õhtul on? Sa oled veel õhtus või? Minu on meeskond. Jaa, väga hea. Jälle käed taskus. Su enda rahva. Ei, me teame. Su enda rahvas, jah. Aga see on su rahvas? Jaa, aga... Kuidas sa käid? Tahaks ainult kuidagi peksa anda ja juurde teha. Sina tahad? Sina mõtled? Ei, mina ei mõtle midagi. Sul on terve elu on igav, et tahaks midagi lõuga. Asi ei ole lõuga. Praegu me just seletasime sulle ära. Ma olin korra jõin ühe, mida ma tegin? No avalikus kohas asfali joomine. Sulle enne räägiti ka enne. Ära puudu, ma näen. Tahad teisele? Tahad uudselt läheb? Jah, tahad tegelikult vaja. Ja vaja lugeda seda teisest meest. Asi ei ole selles. Teadsi mida veel oleks? Ma võin üldse panin siia servi peale lihtsalt mulle juba öelda. Nagu sina lähed üksinda ja nagu 10 politseinikku tulevad julgestama. Nagu kallale läinud talle. 10 tükki nagu ühest oleks piisanud. Milleks viiakse rahvast ära rahulik inimesi? Ma ei tea, kes on viidud, eks? Aga see ei ole. Eile viidi üks trullilööja. Täna viidi, arreteeriti 2 tükki juba. Mina ei tea, kas see tuleks konkreetselt. Video igal juhul, kui provokatsioon ei tule, ja hoidis ja ma arvan, et oleks hea, kui see säilib. Sest keda ei ole vaja, ja räägime siin praegu, mis siin on praegu. Sest praegu on see, et ma ütlen teile, et järgmine nädal veel me ei aruta seda. See tähendab seda, et vastasseis
vähemalt 10 päeva veel jätkus, vähemalt. Ja ma olen natuke mures, et igasugust sellist vägivalda. Miks siin aiad ette on? Noh, see on... me oleme seal rahulikult turvaliselt. Ei no selge on see, et igal juhul peaks jälgima neid elementaarseid asju. Noh, väljas maski võib-olla ei pea liiga tihedalt koos peaks. Need vahemaad, eks ju, ja kõik muu on terved inimesed, vaata, ma olen ise bakterioloogia. Ja on käinud sõjas ja kui ma lähen sõtta, Afganistanis ja nii edasi, siis ilma kuulivõitlusest, mina ei ole sinna kunagi läinud. Nii et selles mõttes, et kuulja ka ei näe. Aga see on teema. Siin kuulivesti ei ole. Ei, siin ei ole, aga viirus on samasugune. Aga mitte see, et küsimus, et teie nii-öelda... Need tingimused on ju Vabariigi Valitsuse korras. See kehtib Vabariigi Valitsuse liikmetele ja allasutustele, see ei kehti inimestele. See Vabariigi Valitsuse korras teeb piirangud. Määrab siin kõigi meie enda huvid. Aga huvides küll võib-olla, aga see ei saa selliseid tingimusi ei seada inimestele, elustel inimestele. Selliseid te saate seada oma alluvatele, töötajatele, Vabariigi Valitsusele. Kui te olete Eesti kodanik, siis oleks mõistlik, et te täidate ka neid seadusi. Kas see on seadus või ta on määrus? Ma räägin, laias lahtus, seadus, määrus, direktiiv. Aga see ei ole selleks. Küsimus, et väga hea, et te olete siin. Väga hea. Aga samas võiks olla palju rohkem. Sest meil on igasugused eelnõus, millel on tähendus võib-olla palju hullem kui see. Kõik see sõnavabaduse ja muud värgid, eks ju. Nii et väga hea, et vähemalt ühe asjaga siin. Aga ei lasta siin eriti olla, meid ahistatakse siin. Ja võite olla igal pool siin, keegi ei ahista. Jälle aiad, kuidas see võib olla? Aiad on ikka ei saa parki minna enam. Eile me olime pargis rahulikult, öeldi, et ärge siin. Ja mõtlen, ma tulen siit, ma näen esimest korda seda. Jälle ei sobi aiad ees. Ma ei tea, miks need aiad siin läheme. No küll varsti pannakse Tallinnale traad. See on jah, ma vaatan, et siin. Eile me olime siin puude all, eks. Täna me peame olema siin õuealal, politsei ütleb, et olete tänaval, segate autoliiklust, eks. Peaks olema tagasi muidugi võimalikult laia ala peal, eks. Selle ma ei saa aru, miks seda parkida. No neid surutaksegi järjest, meil ei olegi kuskil minna. Aga küsime, miks meid sinna parki ei lubata? See on sellepärast, et rotid kardavad meid. Äkki seletaksite, miks meid ei lubata sinna parki? Kuulge, ma räägin nende, kes annavad korraldusi. Tore. Ma ei tea, miks see niimoodi on, ma praegu näen seda, et hajutatuse koha peal, aga ma ei hakka kommenteerima. Hajutuse koha peal vastupidi, tehke rohkem ruumi. Ma tahan rohkem Aga nad ise suruvad meid ju sinna raamidesse. ma räägin kohe selle operatsiooni juhiga, et aga ei hakka kommenteerima, et hajutatuse koha peal väiksema pinna peal ma räägingi, see on mingisuguse eesmärgi. Suruvad meid hunnikusse ja siis nõuavad, et võitke distantsi. Väga hea, aitäh. Üle 10 ärge kogunema. Aga mis teid veel segab? See segabki. Kui te ütlesite operatsiooni juhiga räägite, küsige siis, mis operatsioon toimub ka? Operatsioon on minu käe. Ma rääkisin seadused või määrused või direktiivid, eks ju, ma räägin praegu üldiselt. Nii palju infot nii et sümpaatne, et olete siin, aga tahaks rahulikult olla ja vabalt olla, aga ei saa. Aga ma loodan, et mingisugust sellist vägivalda ei tule. Pole ju olnudki meil vägivalda. Meie poolt nagu ei ole olnud. Aga mõtlen, et lihtsalt politseile üks mees väänati maha, pandi raudu. Kes see? Üks mees, kes see oli ta filmis, nii palju kui ma tean, filmis sõites, eks ju, ja kas sellepärast on vaja maha murda? Ei olnud nõus just avama. Aga ta lõpuks avas ikkagi. Ma mõtlen, mina ei olnud juures. Minu meelest on see nagu ebaproportsionaalne. Ei, aga vaata täna oli selles, et siin on ennemgi niisuguse asju tehtud ja need politseid on Krimmi asja saanud, nii et ei ole hullu. No ei ole hullu küll, aga inimesest on kahju inimeste kallal tekib. Seda küll, aga vot siin ongi see, et tehakse näitlik nagu ristilöömine, eks ole, et kõik kardaksid, aga me ei karda. Rikutakse põhiseadus, vot see ongi, et kõigepealt hakkame põhisust peeta, see on ülim. Et mingisugune kuradi kuskil kellegi korraldus, see ei... Aga me ei teagi neid kõiki seadusi. Aga vaata, me peame teadma. Inimene peab teadma. Me peaks väljas olema. Väga palju seadusi. Igal ühel peab oma advokaat olema, vaata kaasas kogu aeg. Õnneks minul on tippadvokaat, mul on savi. Kogenud elukogenud inimesed teate isegi, eks ju.
et seadusi on väga palju, aga enamikku neist kahjuks ei arvestata. Ja nendega ja rahvaga ei räägita. Miks ei tule? Tuleks rohkem rääkida selgelt. Just. Võiks ju tulla siia välja ja teha see infotund. Et räägime siis suud puhtaks. Ei. Nad ei julge tulla. Aga ma räägin kohe selle sama, miks see park on. Jah, tore. Ma ei võtnud telefoni ja seal on juba muud ringid. Nii et edu teile siin. Olgu, aitäh teile ka. Aitäh toetuse eest. Sorst praegu kirjutas. Mis asi see korraldus on, kellele ta kehtib? Ega ta ka ju. Libekeel kuulsid. No ja. Ei saadagi aru, ei ole mitte selge. Ei ole. Ma arvan, et siin ja ka politsei nii-öelda juhid on kinnitanud, et õigus meelt avaldada on õigus. Pole mingit, see on saadatud juht, ei ole, on kõigil. Küsimus on registreerida. Ei, siin ei ole registreerida. Üldiselt meeleavaldus on registreeritud, kusagil ta tavaline, aga see ei ole see point. Point on praegu selles, et 2 meetrit niikuinii, aga tõust on see, et me võtame selle seaduse hääletamiseks, see läheb alles enne 10 päeva ei lähe. Tähendab seda, ja tulemus on see, et kogu mehaanika meil oluline siin määrab. On see, matemaatika on väga õige piir. Ja see taust oluline. Ja praegune seis on see, et see spämmkirjad, mis on minu ja kolleegide nii-öelda kahjuks läheb õige hästi ja seega välja tuleb, see suure tõenäosusega ei mõjuta. Jaa, aga nüüd on see, vaata see sots, kes siin käis. Teie käisite üks sots käis, üks pehme poiss, vaata, kes selle õudselt selle referendumi vastu tead, tormas. See Läänemets. Jaa, Läänemets, just Läänemets. Nii, Läänemets ütles ühe lause välja. ei loe, mis te sinna kirjutate, sinna postkasti ja visatakse minema või keegi läheb. Aga, täpselt nii, aga ta ütles, oluline on see, et te siin väljas olete. Kas seda on 50 või 50, aga te väljas olete. See on see oluline asi, seda nad tagasi. Me saime aktaga, saime ju ühele poole rahva. Aga vot see on see kõige olulisem praegu, et ma ei tea, millist lahendust. Et kui on hääled koos, surutakse välja. Surutakse nii, aga inimesed tahavad välja tulla, tuhanded inimesed tahavad välja tulla. Võib-olla mõni idioot ütleb, et ei tohigi välja tulla. Nüüd on selline asi, tuleb panna selline värk teha, et see ratas, keetku see siit, pangu seisma. Tema korraldas seda, tema on vastutav. Kogu lugu, talle tuleb öelda seda, temal on õigus panna Riigikogu töö seisma nii kauaks, kui laibad on, pandeemia laibad on tee äärest ära korjatud, sest praegu on õudne pandeemia, laibad on maas, tuleb üles korjata, ära matta. Jah, et ega mul ei ole ka mingit vahendada, aga lihtsalt ma olen mures, et igasugune On teil ka lähedased kokkupuutunud selline Ei. Ja point on selles, aga lähedased te keegi tuttavad? Tähendab, ütleme niimoodi, et ma tean inimest, kes suri ära maksattsirroos, ta oli alkohoolik. Viimased 2 nädalat oli niimoodi, et oli näost oli kollane, jooksendas verd ja arvake ära, mis tal surmatunnistusel kirjutab. Positiivne. Ei, COVID pani. Teine asi, üks vend pani sikliga, pani ümber puuennast. No niimoodi, et ikka väga pole pilt oli. Matused olid kinnises kirstus. Arvake ära, mis asi oli, surmatunnistusel. See tähega üks asi oli. No ja nüüd räägime, mõtle, okei, mul jäi jutt pooleli. USA siis 8 ülikooli pani ta seljad kokku, teeme ravi. Siis hakati avastama, et aga nüüd oleks näidist kuskilt, viiruse näidist.
küsiti CDC, mis on siis USA terviseamet, andke meile viiruse näitused ja tegeleme sellega. Mis neile vastati? Meil ei ole, kuna need igasugused positiivsed testid, mis oli, sealt nad leidsid ju grippaalgrippe. Aga võib-olla te peaksite kuskil mingi artikli avaldama, minule... Ma olen avaldanud küll, aga see on see, et tsensuur on hästi kiiresti maha võtnud ja siis on 30 päeva plokk jälle ja siis on konto kustutatud ja siis võtab järgmise konto. No jaa, te ei ole ilmselt ka meditsiinitöötajad, teie arvamust ilmselt ei kuule. Ei, no võtta, aga meditsiinitöötajatega on suhku asi, et mul pool suguvõsa on. Ja teine asi, et kui sa nüüd hakkad väga seal niimoodi sõna võtma, mis tegelikkuses toimub, siis arva ära, kui kiiresti siin vallandatakse. Ma arvan, et stopper käivad siin väga pikalt ei lähe. No, aga te tundutegi niimoodi sellise soolapuhujana pidanud. Ei. Ja teine asi on see, mul on hästi palju salvestatud materjale, mis on siis konkreetselt doktorite ja professorite poolt esitatud videod. Ja millegipärast on ju see, et näiteks paned Facebooki üles 50 sekundi pärast on kadunud ja oled jälle kohtus. Tsensuur on. Ei no. Kas see kõik puutub nüüd teie siuke pahameel tänasega kuidagi kokku või? Pahameel? Ei, mul ei ole pahameel. Lihtsalt ütleme niimoodi, et läksin natuke käima. Siin toimub tsirkus. Võt, see on tsirkus. Võtame need asjad ära ja oleme rahumeelselt edasi korjale. Et te ju ise tahate, et me oleks hajutatud. Teeme ruumi juurde, siis me oleme hajutatud. Probleem võtame kaasa. Selleks oli ju tegelikult 12 päeva teile iga päev teile korrutati, et hoidke distantsi. Värske õhu käes. Aga kui rahvas, kui keegi siin trepi peal hakkab ju rääkima kõva palju aega. Ruupur keelati ka, nüüd tuleb lähemale minna. See mass hakkab kohe ju koonduma, see ei ole, need tegevused ei ole nagu enam siis kontrollitavad. Värskes õhus oleme, saate aru. Sest algul hakkas see jama pihta. Siseruumid. Vaatame seda sama valitsuse korraldus 282. Siseruumid, see on sõnastus, on ju? Või kuidas? Või ma ei tea, ma olen kirjutus. Seal on sõnastus. Siseruumid. Siseruumides on inimeste arv võib-olla piiratud. Ei, see 2+2 ja kõik see asi, see oli siseruumides. Hetkel kehtivad lugesite või seda algselt? Ei no muuta veel igasugust jama. Ei no absoluutselt, aga järgmine kord on niimoodi, et järgmisele muudame nii, et nüüd peab korgalt persis olema, et tunnistuseks peab see roheline toit välja paistma. Et me võime ju sinnamaani ka punkiga jõuda. Natuke on raske seda teada, panite aia ette. Ei, see ongi. Ja me oleme vabaks. Okei, see on idee, see on hea idee. Töövad panna või vabastada üleselt ministreid, ametlikke värke-särke. Ja siis on veel selline koht, et võib kehtestada sisekorra eeskirju valitsusasutustes. Ja nüüd ongi, kus kohas see korraldus kehtib. Toompea loss, Kadrioru loss, Stenbocki maja, ministeeriumid, omavalitsused ja ka ütleme ministeeriumite allasutused, korraldused. Kõik. Nii et tegelikult siin täna koodides ei kehtib. Kui teil on advokaat, diskuteerida nendega, aga no täna ma pean... Ei, aga ma ütleme niimoodi, et ütleme, kuna inimesed ei tea seadustest suurt tuhkad, suurem osa ei tea, siis ma mõtlen, aga vaata, mul on ju praegu suurepärane võimalus tasuta haridus. Seepärast ma ütlen, et veel kord, kui ämmu tippad, mitte niisama, aga tippad. Aga samas peaks teadma, et nad peavad täitma seadust
ma arvan, et ega teie hulgas ka on siin paljud ei mõtle ju täpselt samamoodi nagu teie või arvata, et mõtlevad samamoodi nagu teie. Kõigega ei ole suutnud rääkida. Miks peaks kõik ühtemoodi mõtlema? Seda taodetakse, kõik mõtleks ühtemoodi, aga see ühtemoodi niimoodi nagu öeldakse, valitsus öeldakse nii kolm peab mõtlema. Ei. Ma lihtsalt ütlen, tema on erilised nagu mõtled, aga need ei noh... Te olete nüüd kokku tulnud siia... Me ei ole kokku tulnud, me lihtsalt arutame siin, aga mängu pärast politsei segab liiklus. ei ole halb. Ei ole zombid ka. Minge vaadake, aga ma soovitan teil minge vaadake, mis seal kirikuplatsil toimub. Seal on politseiametnikud ilma maskita, söövad, on bussis, koos, täiesti ilma maskita. Bussis koos, söövad bussis. Äkki üle 9 üheks kui midagi, nii ei tohi. Kõige naljakamad. Peaks minema terviseametnikud. Igal pool on 2+2. Siis on ma lõpuks siis üks päev politseiametnik üle lugema. Eesti keeles peaks olema. Peab eesti keeles olema. Meil ei ole minul just, aga meil on. Mul ei ole politsei vastu ühtegi sõna, politsei vastu eestikeelsed silmid, eestikeelsed nimed, eesti kirjad, kõik meil on inglise keeles. Eesti keel Riigikogu, tehke oma ülemustele asi selgeks. Nii palju aga tehke see selgeks. Eesti politsei, ma ei näe politsei peal üks on ära. Selle asja Kaks meetrit jõuad välja. Lähme jalustama. Mina olen küll enda meelest vastuvoolu ujunud peale meediale. Kui issand, neid on väga palju. Olen teinud prokuratuuri vastaseid lugusid, politsei vastaseid lugusid. Miks peaks politsei vastaseid lugusid tegema? Rikutud ja võib-olla midagi teised kanalid ei näitaks. Suurepärast, mul oli 5 aastat, on 2 lauluväljakku teist inimest kasuta seda mikrofoni, räägi, millest te seisate. See on tasakul. See on 200 000 inimest. Ei ääres.
Viljem, lähme sealt. Tähendab, ajutame ennast praegu siia ära nagu. Okei, jääme siia. Ärme nagu... Tähendab, arutusel on väga mitmed seaduseelnõud, mille jõustumine tähendaks nagu ametlikult totalitaarset süsteemi. Mis need on nagu täpsemalt? Täpsemalt on? Seadused, millest räägid? Üks on 347 SE, siis annab lisavolituse Terviseametile jagada korraldusi politseile, ühesõnaga jällegi politsei saab järjest rohkem õigusi ja meie vabadused järjest vähenema. Pluss veel see andmete jagamise seadused Terviseamet politseile ja politseiga korraldus meie kõigis andmeid jagada, pluss siis sealt lähtuvalt siis kasutada neid uusi õigusi, mis nad saavad, et see ei tule kuidagi inimestele kasutada, kuidas seda nimetada, meedia, ühesõnaga, et sõna, mis läheb nagu sõnavabaduse piiramise alla, et need on kõik vabadused, mille eest me seisame. Aga mina olen ka Eestis vaadanud, et keegi ütleb maski vastu, tegelikult närvi, me ei ole nii kuradi maski vastu. Nad ei lähe närvi, keegi ei lähe närvi, kõik on mulle rahulikult. Hoiame teadlikult hästi positiivset nooti. Ahoi, rahvad! Politseile ühe vägeva aplausi! Sellise ilmaga sellise seaduse tule väljas kaasasündi, oled sa raamatutest seda lugenud või osa inimesi näeb seda lausa, et tulevad teised presidendile? Ma ise seda ei näe, jah. Kuidas sa oskad? Mina ei soovi otsustada teist inimest üle. Ma ei juhid neid ametid seal. Mulle meeldib ja meeldib nendel mõtlikaadla. Kas sa muidu usud, et koroona olemas? Ja ikka igasugused. Mina olen esimesel koroona osakonnas lugu tegema eelmisel nädalal ja nad tegelikult Rikper on olemas. Julgen, ta või keegi jääb Ripperi haigesse. Miks siis ei isiklikke andmeid ja miks siis ei... Ja siis on kordoomi kohustus ju. Ei, no aga ma mõtlen, võiks ju rääkida ERR-i, kuidas ma haiglas. Nii nagu koroonaga, et haiglas on. Aru sellest, et ja aga meil on iga aasta inimesed päriselt haiglas. Väga tõsist asjaga. Meil on iga aasta väga päriselt haiglas. Ka ise koos see ei ole praegu sellises olukorras, kus inimesed ei tohi koguneda selliseid seadusi vastu võtta, et me ei tohi meelt avaldada. See on tähendab see ühisjooks. Aga keegi ei olegi teil ju keelanud, sest vaatame praegu on ikka muljetavaldab, palju on siin politsei. Kollakene, just tuleb kohe üks teie üle, kes kinni võeti praegu. Minge vaadake, mis nuhkas oli. Sellepärast te praegu ei saagi nii. Argid on kinni pandud, ta ei saa isegi jalutada seal. Kui me tahame teha sporti, siis me ei lasta isegi
platsi peale minna mängima. Rannaga koos ühte vagikongi liides, ta ei andnud mõistlik panna. Kõigeks see juhtus päriselt. Praegu käib. Täna viidi mitu inimest ära. Täna viidi ära, 7 lapse ema viidi ära, tervise mingisugune uus amet, mingi HIP-pool. Ta võttis lihtsalt ja viis ära 7 lapse ema, ilma küsimata, ilma ütlemata. Hoiame vahesid rahvas natuke rohkem, hoiame vahesid. Ja. Televiisorist näete pärast kõike. Mina pult ja Marceloon Aiu ja kogu lugu on. See on üks inimene jälle vähem. Aga selles mõttes, et Vana auväärt inimesega võiks te tulete provotseerima. mina ei provotseeri. Räägi paar sõna vana auväärt nimega. Ma tahan lugu teha Kuuri saates. Ma palun teile Ega häbita inimene, kui seda elab. Rääkige vene keeles, ta ei oska vene keeles. Kas keegi tõlgis, ei oska vene keeles? Tüdruk tahab küsida, 108. Päriselt 108 aastat. Mis asja küsida? Liistu küsida. Nende eest ära sõitmisega Tüdrukud on vanusti küsida. On küll 108. On küll, ta ise on öelnud. Jah, see on 108. Igaks juhuks ka, algul mõtlesin, et ma kuulsin valesti, ma küsisin. Kinnitas ta 100. Aga küsige, miks ta täna siin on? Oi, ta ei ole täna, ta on kõik päevad siin. Kõik päevad on siin olnud. Aga miks see reporter pole kõik need päevad siin? Eesti ajakirjandus. 1000 inimest oli. Siis ei pidanud seda näitama. Ja siis tuleb küsima, et miks ta täna siin on. No jah, sellepärast, et kui pakutakse müüa siin Õhtuleht ja Postimeest, siis on selge, et see puhas ila. Meil on kõik, arvatavasti varsti võetakse ka varsti kirikukellad veel maha. Et kas niimoodi, kus viiakse ära Eestimaa pojad, viivad ära Eestimaa vanemad naadi, selline julmus möllab riigis sõba või. Ja me seisame just siin selle ees, et ei saa kuidagi väikese mannerduga natukene siin topsib, natukene. Seda nii, et hagi ei ole või? Jääme tagasi. Ta on anonüümne, tal ei ole häbi. Mille eest kinni võeti? Mis ta tegi siis valesti? Rahva turvalisust kaitsnud. Rahvast tahab meest tagada. Ossa jumal, nüüd läheb juba naisterahvas. Hurraa, kas meil on tõesti politseiriik? Läheb järgmine. Lõpetage terror, Minge sinna poole! politsei lõpetage terror. Võtame vahet sisse, ajuta. Teie peaksite jälgima seda, kui inimesed on turvaline alla. Millega on tegema? mis juhtus? Inimene tagus. See ei saa olla ju nii ju. Ta tagus trummigi, ta tagus piimapotsad. Mis see naine tegi, sellest ma küll aru ei saanud. Ega enam pole vajagi midagi, niisama viiakse ära. See, et rahva turvaliselt kaitsma. Rahvas ei tunne, et eriti turvaliselt. Mundris mehed tulevad siia, nuiad ja relvad hästi koistavad. Vanu inimesi, naiste rahvast. Veel see kamu, kus teie moraalne konkurss? Te kaitsete eliidi huvis, eliidi heaolu kaitsete. See on ainult eesmärk, mis teil on.
ainult kui kohus. Praegu oli jah selline hetk, et naisterahvas vanaproua see 8-aastane, tema ma ei saa aru, miks ta praegu sinna bussi pandi. Ma ei tea, väidetavalt oli kellelegi kallal. Okei, et ta nagu võib-olla tõi ametnikule. Me võime kõik praegu öelda, et midagi teenida, paneme bussi. Ja Johannes põristas. Täna siin on ju kogu aeg. Ja keeruline pääsi käsin praegu, miks need teedi? Ei, siin just ei no oligi. Teie lusikuna veel. Viimiste päevade sündmuste raames mina olen otsustanud, et mina avaldan oma mõtted. Proovi kedagi panna uskuma seda, mida mina usun. Ja ma ei proovi kedagi manipuleerida mingil moel. Ma ütlen kohe, kes ma ei ole. Ma ei ole kõnemees, ma ei ole ärimees. Hoiame, tantsipalun 2+2. Kuulata tohon. Minge taha poole. Aga kes ma olen? Seal ei ole mõõdumist. Siin tuleb, ma olen ärganud. Ja ma olen teadlik. Ma ei tea, kas see on sõnakõlks või mis see on. Aga vähemalt öeldakse, isegi need, kes toontal istuvad, et inimesed on loodud võrdseks. Mina inimesena annan endale selgelt aru, et minul puudub igasugune absoluutne võim ühegi teise inimese suhtes. Sest inimesed on loodud võrdseks. Mina annan endale aru, et mis iganes muul inimesel puudub minu üle võim. Sest inimesed on võrdsed. Juhul, kui ma nüüd ei anna oma õigusi ära, juhul, kui ma ei allu, puudub igasugusel inimesel õigus mind käskida ja kamandada. Selle õiguse mina talle annan. Ma tulin täna siia selle pärast. Ma lihtsalt ei saa hoida. Praegusel hetkel ja ma räägin ainult endast. Aga kui keegi näeb, mida ma näen ja tunneb, mida mina tunnen, siis ma räägin ka selle inimese eest. Praegusel hetkel mina olen olukorras, kus suhteliselt siidihinnast kes ilmselt mind tuli turvama siia. Praegune hetk on suurepärane võimalus. Panna kand maha, ajada selg sirg ja seista oma isiklike õiguste eest. Ja need õigused ei ole sellised, mille keegi sulle annab, vaid need õigused on need,
praegult mina saan võtta kätte, seista enda eest ja kehtestada enda õigust. Kaasa inimeste, kolleegide, perekonnas, kaubanduskeskuses, igal pool. Ma komistan, ma kukun, tõusen püsti, õpin vigadest ja ma tulen tugevamalt tagasi. Miks see nii on? Võtame selle kõik vastu, sest me saame ju maasikaid. Kuna tegemist on vaba tahte planeedis ja kuna ühelgi inimesel ei ole teise üle absoluutset võimu, siis ammugi mitte ei ole võimu äriühing inimese üle, sest äriühing oma loomult on elutu. Kõiksugused institutsioonid on registreeritud äriühing, Aktuaalne kaamera, äriühing, Politsei- ja Piirivalveamet, äriühing, need, kes mind siin praegu turvavad ja teid, kallid inimesed, nemad on äriühingu esindajad. Ja kui inimesel ei ole õigust teist inimest survestada, siis ammugi ei ole seda õigust äriühing. Asi minna oluliselt paremaks, siis peab olema piisavalt paljudel inimestel, piisavalt palju kaotada, et elu muutub piisavalt ebamugavalt, et ajada lihtsalt selg sirgu. Vaadata, kes on inimesed? Mina olen elus inimene. Mina ei allu. Aitäh! Täname! Kas nüüd ei pea hajutama või?
Peab ikka, see on massipsühhoos. On jah? Selge. See ongi see kaos tekib kohe. Ei tekkinud ju, mis kaos siin tekkis? Kaos oli see, kui te vanainimesi bussi vedasite. Korraldus on igapäevase töö korraldamiseks või üksikjuhtumi lahendamiseks alluvatele suuliselt või kirjalikult anda nõue või käsk. Juhul kui inimene pole valitsuse asutuse tööline, ei ole temal ka mingit kohustust täita Vabariigi Valitsuse vastutavate isikute poolt välja antud korraldus. Vägivalla või pettusega inimese asetamise eest olukorda, kus ta oli sunnitud oma tahte vastaselt kellegi teise kasuks töötama või täitma muid kohustusi, samuti inimese sellises olukorras hoidmise eest karistatakse 1–5-aastase vanglakaristusega. Sama teo eest, kui see on tellitud siia intervjuu koroona hooldajana meditsiini-intervjuu maskide hooldajana. Tuli lihtsalt intervjuuks ja läheb minema. Mõistlik. Sa mõtled see... See on seal pool. ja me silmid näevad. Pärast hiljem on seal kunagi vahel intervjuu. Ei no põhjus, miks me teeme need sildid, oli ju see, et räägis, et politsei peab korraldama, loosub ei tohi hoida. Mis mõttes ei tohi hoida? Täiesti seadusvastane korraldus. Ma küsisin ühelt politseinikul temast, ei, seda ma küll ei tea. Teine ütles, et jah, ei, siin on öeldud küll, et eile küll öeldi inimesed, mis alusel. Ma jään vastuse küll. Ruupurit ei tohtinud olla. Ei, ruupurit ei tohiks küll registreerida. Üks mees, üks vanem mees selle Piima Mannertuga mine midagi. Ruupurit ei tohiks. Aga seal on tegelikult öeldud, et kuidas see oli, et... Peab olema korraldatud teema. Ei, peab olema registreeritud. Aga kuidas see seadus ütleb, see on helitehnika? Oleme kunagi arutatud. Helivõimendust ei tohi olla. Piima Mannerkul vist ei ole helivõimendust. Jaa, see on hea küsimus. No ei ole ju. Piima Mannerkul ei ole helivõimendust. Mul seadus on kirjas, et helivõimendust. Mida nad? Temal on oma kaja. Teda ei ole võimendust. Tere Varro, rõõm näha sind meie hulgas. Et see on suurepärane respekt sulle, et sa tulid meiega. Ja see on märk sellest, et nüüd peab midagi ette võtma. Meie tulime selle pärast, kui hakatakse jõudemonstratsiooni tegema, hirmutama inimesed, see ei ole okei. Ei ole enam okei. Üks asi on nets, teine asi on selline jõudemonstratsioon. Absoluutselt. See ei lähe lihtsalt. Aga me ei lasegi sellest ennast kõigutada, me jääme rahulikuks ja rahu on nende vastu kõige suurem relv. See on 100%. Nad otsivad, et me läheks nagu laamendama, lõhkuma, nendega ülbitsema, seda ei tohi teha. Vaid kui see rahu, see ongi meie relv. Ja me jääme vabaks elu lõpuni. Läksid koguneb rahvas siia. Looduslik põhjus. Koer on nii pettinud, ei saa midagi. Koerad on häbi lähevad. Pane bussi. Olge hea, võite vähendada. Olge hea, okei, võite vähendada. Me oleme tegelikult tõesti põsemusi teinud ja tema on minu elukaaslane. Tema jaam ongi 2 naist. Ma olen vaba inimene, ma võin 6 naist valida. Ma tahan, ma ei suuda ühe naisega olla iga päev. Vähemalt tegin teie päeva rõõm.
Viime hundi ära, et rahva ära. Noorga mees tahab teid rünnata. Kas teie eeldaksite politsei teid ja säästab seda? Mina ei läheks politseisse tööle, kui ma niisugune arvamus oleks. Politseinikul peab olema enese ohverdamise võime natukese olema enese ohverdamise. Kui ta seda ei ole, siis ei maksa minna. Sul on kuulivestid, sul on relvad, kõik põlevad. Üks noaga vend tuleb ja see on absurd. Mida mul ei ole? Mul ei ole vaja seda. Ma olen ju luskan võtanud palju ja ma olen reanimatsioonist läbi käinud. Ega ma sellepärast peab hakkama kartma. Mingit ei ole vaja kartma. Mina ei ole kurjegi. Aga see, kuidas siin inimene ei ole tahtnud, see oli alati. See oli igasuguse. Nagu siit oli tee vaba ja keeras rahva sisse lihtsalt, noh. Tauni kari. Ikka politsei jääb seisma. See on alati niimoodi. Seadus maksab. Seadus on meile kõige. Seadus kaitseb repressiivorganit. Kedagi teisel kaitseb. Niimoodi on. Meil on niimoodi. Aga kui me see repressiivvõimuks lahti ei saa, siis see on aina hullem. Maailm teistsuguseks. Ei saa ainult jõuga asju ära. Jõuga lahendada. Jõuga võid. Ehke ja minge ja... Ongi nii, kuidas Eestis on, aga täpselt samamoodi oli Saksamaal, eks. Otse läbi rahva.
Palun hajutage! Põnev. Tsirkus peab saama, on ju? Ei nõustu? Ma ei tea. Üks kiilakas mees viidi sinna, ma nägin. See on väljas, seal seisab, aga ma ei tea. Lõbusel on ka rohkem mõistust kui kuradi politsei. Politseikoeral oli ka enne saaba jalga peal. Jah, see oli hea komment. Tal on vist ka juba kõigil päeval. Tal hakkab ka juba kompetis. Mul on väga vali hääl, väga palju aga vabalt hingata ja Hiina müüri, nii võib Eesti piiri tükata. Vabadus! 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 Nüüd vist tahavad neid muusikuid jälle ära viia. Nad isegi ei mängi nagu vaata, simuleerib nagu.
juba leidnud seal Toompeal selgus. Ühed ei lubanud meil kallistada. Ühesõnaga, läksime ülemuse juurde. 2 tükki võõrast inimest võivad ikkagi koos olla. Ka võõrast inimest. Algul öeldi, ei tohi olla võõrast inimest. Aga saame tuttavaks siis, milles probleem on? Täiesti üks Zombi nimi. Sealt on vaba ruum tunda. Millest läbi rahva? Võiks gaasi põhja panna kokku, mis naabris saab. Tulge oma auto juurde, seda rahva sisse sõidaks. Kui see auto tuleb, siis parem on tuule juhid. Tagurdab. Nii palju joonud vaata. Läheme laiali. No jah, Ago pani jalaga kindlasti. Palun järgige 2+2 reeglid. Need on nüüd Terviseameti ansud. Liigume natukene laiali. Health board. Veel kord kordan. Hoiame 2+2 meetrit vahet. Kes reeglitest kinni ei pea, alustame riiklike järelevalvemenetlust. Ma veel kord kordan. Inimesed, palun, hoiame vahet. Läbi ei ole. Kui te tahate siin olla, avaldada mees, kui veel kord kordan, see ei ole keelatud. Kui te peete teate reeglitest kinni. Veel kord kordan teid.
tuletame meelde, reeglitest tuleb kinni pidada. Selge, Terviseametiga on lühiatus edasi otsa. Oli hoia kinni, et 22 ees. See on nii, et laps magama jääb. Kui saab magama jääb. Terviseamet tuleb, kui sa magama ei jää. Anglas ka! Lauda revolutsiooni! Ja lõpuks ega mida ei meeldi see pole nagu see, mille põhjal. See on sama vaikselt nagu see kuufoon siin. Müra, müra on suurem. See ei häiri kedagi. Meil on huvitavad ajakirjanikud siin, kes avaldavad oma arvamust ja filmivad vastuvalgust. Päris pikk intervjuu tuleb sellest. Keegi ei viitsi kuulata ka. Ei, ma ei ole seda väitud. Ma küsisin, keda te esitate. Aga mille poolt on see mulle peab? Oleme kõik aga sama omad inimeste käigus, kui me ei hoia, kui me näed, see on ära. Teie räägitakse tõesti algus Vabariigi Valitsus. Miks ameti kohas veel? Olete saanud väga Mida saate ise lugeda riigi teadmisest? Palun kirjutage korraldus 282, vaadake nakkushaiguste tervisemise teadus. Mitte kodanikele, vaid kõikidele ametiasutustele, mis alluvad Vabariigi Valitsusele. Selge, aga sellisel juhul Vabariigi Valitsuse korraldus 282 rahvale ei kehti, kodanikele ei kehti. Kas te olete selle ettepaneku Riigikogule teinud? Ma pean tegema Riigikogule ettepanekut, kuigi nemad on seda teadnud. Teie väitsite, et on mingisugune korraldus 282, aga ei ole ju aru mulle esitada seda, et inimesed ei kehti. Mina ei tege selle küsima, kas ta on... Teie rääkisite rääkida.
ei, aga ma räägin, teie rääkisite seda, et see ei ole nagu õige, teie arvamus. Ei ole arvamus, see teadlikkus, see on kirjas seaduse järgi, seaduse alusel ei ole arvamus, vaid seadus on fakt. Aga ma ei tulnud teiega selle teemal vaidlema. Teie alustasite, mina ei rääkinud kordagi vabariigi valitsuse korraldust, teie rääkisite mulle. ja värskes õhus ei pea kas see on teie isiklik soovitus inimestele? Teil on õigus minna vabariigi valitsuse korralduse vastu kohtusse ja minna öelda... Ma ei pea minema korralduse vastu kohtusse, miks ma pean minema? Sest et see kui korraldus ei kehti, ma ei pea minema kohtusse. Meil on Eesti riigis võimude lahud. Kuidas aru saama? Võimude lahuse printsiip on Eesti. Valitsus toodab seaduse, Riigikogu kinnitab ja lõpuks selle omakorda president kinnitab. Valitsuse korraldus ei ole Riigikogu kinnitanud, ei ole president seda ka välja kuulutanud. Okei, ma küsin teie käest, millist seltskonda või millist gruppi inimesi te esindate? Mina esindan iseennast, sisuliselt ma esindan iseennast, aga minu mõttekaaslased, kes on minuga ühel nõus, on arvamusel, et peab kehtima normaalsed, õiglased ja teaduspõhised järeldused ja käitumisviis. Ei tohiks olla mingisuguseid ebamääraseid korraldusi, mille teaduspõhisus on nagu küsitav ja milles üldse ei baseeru tegelikult teaduspõhisele alusele. Tundub, et teil on nagu selles mõttes mõtteainet küll arutada, aga olete te kirjanikud Terviseametile sellise mõttekirjad? Korduvalt ma olen saanud Terviseametit, ma olen kirjutanud, nüüd on hea küsimus, ma olen 23. novembril seadsin esimest korda kirja Terviseametile, kõik viidakas kiri, küsisin selle kohta inimestele, kes viibivad haiglas, et andaks infot välja, millises seisukorras on haiged, et kui palju neist on raske seisud, kui palju on keskmine seisud ja kui palju on haiglatest neid, haiglas sümptomid, kes on ainult haiglas positiivse testi põhjal, aga mingid muud terviseprobleemi tõttu. Terviseamet olen saatnud 3-4 kirja, korduvalt ei ole kordagi vastanud. Sotsiaalministeerium pole kordagi vastanud. Sama järgmine kord saatsin 6. veebruaril Terviseametile kirja, küsisin vaktsineeritud inimeste suremuse kohta. Sellele Terviseamet esiteks 30 päeva jooksul ei vastanud, rikkudes sellega seadust. Ja siis, kui ma tegin selle loo avalikuks, tuli 2 päeva pärast mulle e-mail, ma saa öelda vastust ta sees ei olnud. See sees oli suvaline sõnade jada, aga teadlikkus oli jäetud vastamata. Nii et kuidas ma peaksin saama Terviseametiga ühendust ja temaga normaalselt suhelda? Terviseamet, te olete Terviseamet, vastake. Mul on hetkel raske kommenteerida, kui teil ei ole kuulake. Kuulisin teid ära. Mul on hetkel väga raske vastata teile, kas teile vastati midagi või mitte. Selleks ma pean teadma, kes teie olete. Pärast võite personaalselt minu juurde ütlete oma nime, uurin järgi, kas te pöördusite. Vaatan teie pöördumisi üle ja uurin välja, kas vastati, kui ei vastatud, mis põhjusel ei vastatud. Siis ma saan teile anda personaalselt teada. Isikukood ja kuidas teie nimi on, et ma saab teiega arvast ühendust võtta? Kas ma annan äkki sulle mikrofoni, saad mikrofoni vastata küsimustele, et siis on... Me võime vastata, me võime sõelda, palun hoiame natuke eemale ja... Mina olen selles mõttes teie kirinik, ma võin teiega vestelda ja vastan teie küsimustele. Palun tehke see riik suuremaks ja... Mida sa ikka kordavad? Ma olen nõus selles mõttes, et astuge paar sammu tagasi ja hoidke niimoodi kergelt vahel. Sellega te austate meid, Eesti ametnikke ja meie austame teid. Ma küsin teilt inimesed, kas teie kuulete minu häält ilma mikrofonita? Jaa. Siit on ka rahvas rohkem laiali. Teie soovite teiega vestlen, paluge oma enda inimesi, kelle eest te kõnelete, et nad võtaksid oma õigema vahel. Palun sekka veel. Minu inimesed on sama Eesti rahvas, ma ei tunne neid miks ta peab paluma, seda ei ole vaja. Ma võin sellega kaasa minna ja esitan selle härra sõnumi, mida ütles mulle, et mina ütleks teile edasi, et oleks väga tore, kui te natukene hajutaksite ja väga ligilähendused oleks. Astume kõik 2 sammu tahapoole. Astutud juba. Teete koju läheb. Kuhu veel
ma tulen selle punkti juurde tagasi, te ütlesite, et te ei oska mulle vastata nendele nüanssidele, te ei oska mulle nüanssidele vastata, et ma võtaks teiega personaalselt minu nimi on Tarvo. Tarvo, väga meeldiv Tarvo. Mis teie nimi on? Terviseamet! mis nimi, mis ametikoht? Kuidas teie nimi on? Ja kuidas on teie nimi teil? Palun, öelge, ei ole, on kuhu veel minna? Tule minu inimesed, ma ei oma neid, nad on kõik vabad. Ma saan aru, et te tahate lihtsalt saada. Teid pole kuulda. Korraldusi te annate mulle, et ütelge oma inimestele. Ma olen tavaline kodanik. Härra, ma ütlesin teile võimalust. Solva! Me jäime su nime juurde. Mis on nimi? Mis on ametikoht? Mis nimi on? Milles seisab teie solvamist? Aga teised tahavad kuulda, nad on ametikoht? kõvasti, nad ka kuulevad. Eesti lippu käe peal ei ole. Miks sul Eesti lippu käe peal pole? Kas see on avatud? Miks ei vasta küsimustele? Terviseamet. Nii palju oligi, jah? Miks sul Eesti lippu käe peal pole? Nüüd on moodne eurooplane on ja kus tal läks. See ongi Terviseameti suhtlemine kodanikega. Ja me teame seda. Neil on terviseprobleemid hetkel. Mina olen Terviseamet. Kõikide korraldused, 2010+2, kõik advokaatide sulgemised ja maski nõue. Sellepärast, et see on kõik baseerub sellel alusel, meil ei olegi teaduslik alus. Järelikult, me mõtleme, kui ma räägin ka põhiseadusest, siis järelikult see ei ole piisavalt tõendatud ja me ei saa piirata koololekut nakkushaiguse põhjustamist selle argumendi. Oled hea mees. Aplausi jälle mehele. Kõik me võime. Teistega, et hoidma vähemalt 2 meetrist vahet. Tooni minnes ära unustama seda. Näitage, et hoolib ja aitab viirust peatada. Head inimesed, koroonaviiruse peatamiseks tuleb hoida distantsi. Seetõttu võib avalikes kohtades liikuda kuni 2 ning teistega, et hoidma vähemalt 2 meetrist vahet. Tooni minnes ära unustama seda. Näitage, et hoolib ja aitab viirust peatada. Mis te? Nemad lähtuvad teadusnõukoja hinnangust. Teadusnõukoda ütleb, et nemad lähtuvad Terviseameti ja selle arvamustest ja et ega nemad ei käsi valitsusel midagi teha, valitsus käitub ise. Siis on kõik meie veeretavad oma niimoodi süüdi ära, et ega keegi ei vastuta millegi eest. Ja see ongi see, et meil on selline riik, kus nagu tegelikult riigi juhtimine. Keegi ei ütle, et jah, mina ütlen nii, et on, et see või meie ametkond ütleb, et nii on. Kuidas see ei ole? Praegu. Nende käest ei saa, nemad on põhiseametus, kell on siin 4:30 läbi natukene. Ei, selle tõsta ongi mõtlen, et see keeruline aru saada. See on päris palju ülikama tegelikult proua president juhiga proua ma arvan, et ta on okna peale vilgutud tuled, aga ega selle tema näitab võlgkooliga vastu tulnud. Ise ronid vahel. Hajutatus on olemas, ta üldse ära minema, te saate ta kõigime juurde, ta on hajutatus olemas. Aga ta... Miks teil ei ole relvad möödas, Eesti vaba! Eesti ongi vaba.
Magnus, mingi vene nimi oli, perekonna nimi. Tahaks näha teie nime. Jah. Selles mõttes, usku vaata, kuidas politsei provotseerib. Osta terved kindlad, ma maksan makse. See oli hea lause. See oli hea lause, jah. Nad seisavad ise nagu viiekesi pundis, me juhime tähelepanu, et nad hakkavad meid jälle pole. Nagu vahtekeelid ei tule. Miks meie koostavad? Miks meelde seda? Meie tegevad. Korda istuvad ükstega koos. Täiesti, kuna ma olen sellest eriüksuse pundis ka nagu, seal on 6 Nõne, sa ka hea kildised. Peale Kaia Kene, et jutustavad, eks ole, tööd ei Saunad, naised ajad. Fotograaf võiks siis laiali politseiga panda. Kohale juttu ajama, tööd tegema. Kas minu? No ega see ei aita, ma arvan, neil on see läbi maski ka face recognition juba toimib. Mis naabrid oma lastele otsa vaatavad ja ütlevad, et teate, mina olin see mees, kes sellise jama korraldada ja aitasin kaasa sellele. Piinlik. Neil on see, et tahaks näha vahetusel pinget pappi teenida. Maksumakki arvest. Minul jäi kõik tema ei pane kuidagi, tema annab mälukaardi kuskile üle ja siis mingisugused härjad ja prouad otsustavad, mis läheb. Ja tema nägi, kuidas milliseid tõugati ja sealt väidatakse. Kas sa tead, kes see nägid seda? Mul on nimi peal, kes vaatab. Nad saavad seda kahte moodi vaadata. Läksid lähedale, et tegi järgu pöörde. Loomulikult, ega kiidreaktsioon. Aga nüüd küll, et praegu see konkreetselt, et selle eest, et tal oli plakat käes, siis selle eest ta viidi ära. Politsei, kas läheb otsaga politsei, selline jama. Tööta ka aga nendel arvatud kõik ja kui seda neid inimesi vabaks ei lase, siis tuleb politseid selline lihtsalt kõik tööd. On selge.